tehke nüüd naeru näed pähe. Mingi muna. Tervist kõigile. Teie väga kaua oodatud Looti video on käes. Põhimõtteliselt, miks mul läks nii kaua aega, et seda videot teha, oli sellepärast, et esiteks ma olen jätkuvalt haige. Ma ei saanud seda videofaili enda telefonis mitte kuidagi moodi kätte ja ma pean selle terve video uuesti filmima. Ja kolmandaks, mul ei olnud ausalt öeldes motivatsiooni, et seda videot editida. Kui te nägite mu YouTube'i community tabi, siis ma postitasin natuke aega tagasi, et mul on Looti video jaoks vaja natuke IRL kogemust. See oli sellepärast, et Looti esines meie gümnaasiumi aru peal. Jah, ma põhimõtteliselt maksin selle eest, et teha YouTube'i video. You better be thankful nagu. Põhimõtteliselt ma ausalt öeldes väga ei mäleta sellest mitte midagi. Ma mäletan nii palju, kui ma nendest asjadest videoid tegin. Nii palju, kui ma saan öelda. Ausalt öeldes ta set oli nagu ikka mitte kõige parem. Esiteks, see vend tuli lavale 40 minutit hiljem. Ma olen suht kindel, et ta pidi lavale tulema mingi 12:30 äkki või. Aga see vend tuli lavale mingi natuke peale 1. Nagu ma saan aru mingi 10-15 minutit hilineda. Aga nagu mees, 40 minutit. Et hallo. Me läksime suhteliselt nagu vara ära sealt mu sõbraga ja nagu me ei näinud seda tervet seda nii-öelda seti nagu lõpuni, aga mida me kuulsime oli see, et ta tegi ainult nagu mingi paar laulu. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga nagu ühesõnaga mis asja nagu. Põhimõtteliselt terves aeg see vend nagu, ta actually nagu laulis suht vähe. Enamus aega ta lihtsalt muigas sinna mikrisse. Nagu nendest videotest on kindlasti kuulda ka, mis ma siia ekraanile praegu panen. Põhimõtteliselt mina üle 5 euri oleks selle jaoks nagu maksnud. Vähemalt hea asi oli see, et ta andis mu sõbrale plaksu ja tal oli nagu actually normaalset energiat seda asja tehes. Põhimõtteliselt see oli minu kogemus Lootiga. No mina ütlen, et mulle ta ausalt öeldes ei meeldinud. Lisaks, et siin videos natuke veel contenti oleks, ma tahaks lugeda paarida lüürikaid ja üldse mingeid asju, mis ma tast leidsin. Esiteks on meil siin, kui me teeme ta nii-öelda kodulehe lahti. Loota ei ole mingi niisama SoundCloudi räppar, vaid Eesti hip-hopi maastiku tõuseb staar. Tema muusika, elu ja hing on lüürika, mis on samaaegselt niivõrd terav kui ka humoorikas, et paneb kasvõi Koidula hauas ringi keerama. Vähemalt on nagu acknowledge ise ka seda, et laulusõnad on suhteliselt sellised. Also, ma tahaks rääkida sellest albumcoverist. Mis asi see on? See näeb välja nagu mingi 5-aastane oleks selle teinud Microsoft Paintis. Mitte nagu chillin, on tema laulusõnad peamiselt nagu mingi väga lihtsalt absurdselt seksuaalsed. Mul on vaja skämmerist libu, häid ja õiga Paulus. Ma tahan seksida selle tšikiga, sest tal on suured rinnad, mida? Sinu mussi kuuldes tahab minu keha oksendada. See on täpselt see reaktsioon, mis mu kehal praegu on seda sita lugedes. Sõnad panid mikri põlema, tooge tule kustuti. Ma ausalt öeldes ma ei oska nagu öelda selle peale midagi. Also, kui ma TikTokis seda laulu ükskord kuulasin, ma sain okserefleksi. Kõnni otse ja siis vasakule. Seal on pirukalitt. Aga veendu, et leti taga poleks pirukamutt. Vali välja endale kuskil 2 või 3 pirukat. Mängi, et sa oled unine ja siis siruta. Haiguta ja pirukat kotti paiguta. Kui jõuad toidukaaluni, number 56 vajuta. Number 56 on rukkiliisi piruka number. See on kõige odavam asi, mis sa saad toidukaalu osta. Tegin seda liiga palju talvel, siis said pirukad otsa. No selles mõttes nagu props, et sa tegid piruka pettusest laulu, aga nagu, ega see just hea ei ole. Ma ei saa aru, miks ei või Eestis teha nagu inimesed actually nagu normaalselt muusikat. Selle asemel, et võtta mingi üligenerik mingi beat, lihtsalt oksendada sinna peale ja siis panna see kuradi Spotify'sse, SoundCloudi, whatever, on ju. Ma tõesti ei mõista seda nagu. Ma Chillini videos ka mainisin seda, aga nagu Eestis on täielik defitsiit head muusikat või häid artiste, sest et kõik on lihtsalt mingi mass-produusitud, lihtsalt sitt. Ma ei ütle, et Looti ise on nagu sitt inimene, aga lihtsalt ta muusika nagu, okei, aga teeme ühe kiire asja siia video lõppu. Põhimõtteliselt mina teen lahti ühe Looti laulu ja loeme, kui kaua läheb aega, et selles ilmuks mõni üleliialt seksuaalne sõna. Okei, esimene laul nii, Grete Klein. Palun! No ütleme umbes 14 sekundit. Laulu nimi on Rohkem raha by the way.
natukene kauem läks, umbes 44 sekundit. Kõrged hinnad. Nagu kuulete, üks ja sama generic beat lihtsalt uuesti. 22 sekundit natuke hilja panin taimele kinni. Ühesõnaga, pointist saate aru. Lihtsalt mass produce'itud pask. Ma ei tea, vähemalt on tal laval mingitki energiat, vähemalt ei seisa seal koha peal nagu Tina Sõdur. Kui see asi niimoodi jätkub, siis äkki on meil 5 aasta pärast lähevadki sellised vennad Eurovisioonile, sest et Eestis lihtsalt nagu ei ole nagu normaalseid artiste. Jällegi, ma ei heiti mitte kellegi peal. Nagu Lotte ise inimesena, ta võib jumala okei olla, lihtsalt mulle ei meeldi ta muusika. See on lihtsalt arvamuse avaldamine. Kui ta ei nõustu minu arvamusega, siis andke kommentaarides teada, vilisege palju tahate, see annab mulle ainult vaatamise juurde. Aitäh teile, et vaatasite. Me läheneme väga imelikult kiiresti 1000 suubile, nii et kui tahate aidata sellega, siis vajutage siia. Peale selle ma ei oskagi midagi muud öelda. Aitäh teile vaatamast ja ma loodan teid näha järgmises videos. Rohkem raha, rohkem naisi. Ma näen nii lõll välja. Bänge!